Aastaring on vääramatu ja talv tuleb, tahame me seda või ei taha. Ilmad lähevad külmaks ja kellel ei ole kodus küttesüsteemidega kõik kõige paremas korras, nendel on ilmselt viimane hetk hakata mõtlema sellele, et kuidas toa soojaks saaks. Küttesüsteemide valiku teema on äärmiselt lai, seepärast võtame ühe kitsama sektori ja räägime natukene õhksoojuspumpadest. Kui teemaks õhksoojuspunbad, siis mille vahel meil valida on? Õhksoojuspunbad ja õhkvesisoojuspunbad. Ja antud objektil täna on siis õhkvesisoojuspump, mis on mõeldud siis nii põrandaküttesüsteemi kui ka tarbevee kütmiseks. Õhksoojuspump on mõeldud siis hoonele lisakütteks, seda saab paigaldada nii uude kui vanasse majja, ei nõua mingisuguseid lisatööde teostamist ja on mõeldud siis abikütteks, kus seade puhub siis seina peal sooja õhku. Soojuse jaotus on ruumis natukene kehvem kui õhkvesisoojuspumbaga, kuid ta siiski toimib. Õhkvesisoojuspumba jaoks peaks olema eelnevalt siis ajatud kas põranda- või radiaatorküttesüsteem. Kõigi soovituste kohaselt võiks olla see siiski põrandaküttesüsteem, sellepärast et seetõttu on soojuspumbal kõrgem kasutegur, mis tähendab ka tarbija jaoks madalamat kulu. Ja kindlasti peaks olema eraldi siis võimaluse korral tehnoruum ja sinna peaks olema siis kokku toodud juba eelnevalt siis põrandaküttesüsteem, tarbeveesüsteem, kui on tarbevee kütmine ja ruum siis viimistletud. Ma saan aru, õhkvesi küttesüsteem eeldab nagu kivipõrandat, aga kas puitpõrandasse ka paigaldatakse? Põhimõtteliselt saab, aga seal on võimalus siis põranda peale paigaldada näiteks flooramatt. See on nüüd natukene teistsugune lahendus, see siis nii-öelda kleebitakse või keeratakse kruvidega põrandasse, sinna siis põrandaküttetoru ja selle mati peale siis omakorda põrandakütte siis plaat, mis iganes klient soovib sinna panna. Küttesüsteemide väljaehitamiseks on nagu turul liikumas igasuguseid toetusi. Kuidas õhkvesisoojuspunpade puhul on? Kas siin ka mingid rahad liikumas on? Täna on täitsa olemas, jah. KredEx näiteks, kes toetab renoveerimisprojekte. Kui hoone on ehitatud enne aastat 2010, siis on võimalus seda saada. Ja loomulikult peab olema ka kirjas, et hoones on tahkeküte ja võimalus on see siis välja vahetada. Meie vaatajatele meeldib tavaliselt, kui lugu lõpeb ka mingisuguse väikese üllatusega, et Bestailil on midagi üllatada. Ikka. Koodsõnaga Nurgakivi on septembri lõpuni esitatud tellimustele tasuta kaasa tulemas siis 2-aastane tasuta hooldusepakett. Teema lõpetuseks tahaksin lisada veel ühe väikese mõtte asjale juurde. Vaiksetes maakohtades on tavaliselt see asi, et igasugused väliseadmed tekitavad müra, mis naabri und võib segada ja ka iseenda und. Ma kükitasin siin selle väliseadme kõrvale ja praktiliselt kõrv vastu masinat ja ma ei kuulnud mitte midagi. See on ka väga oluline asi.